Teine päev toob meieni Londoni suurimad vaatamisväärsused ja poliitilised keskused, sealhulgas Big Ben, parlament ja Downing Street. Aga see pole veel kõik. Täna kuulete ka põnevat lugu sellest, kuidas India juured ulatuvad sügavale Briti ühiskonda. Meie taga näete Westminster paleed ehk Houses of Parliamenti. See hoone ehitati taas üles pärast 1834. aasta suurt tulekahju ehk The Great Fire of London. Selle arhitekt Charles Barry ja Hooti stiili spetsialist Augustus Pugin lõid selle ikoonilise ehitise. Kõige tuntum osa sellest kompleksist on muidugi Elizabeth Tower, mis seisab meie taga. Rahvasuis tuntakse seda kui Big Beni, olgugi et Big Ben on kõigest kellaosa nimetus. See 1859. aastal ehitatud 96-meetrine torn on kõige tuntuim Londoni vaatamisväärsus. Kõrval asuvas parlamendihoones tegutsevad nii ülemkoda kui alamkoda, mis panevad aluse Suurbritannia demokraatiale. Parlamendi kompleksi osa on ka Westminster Hall, mis on üle 900 aasta vana. See on vanim säilinud osa algsest paleekompleksist. Kunagi, näiteks sajanditel 12–19, krooniti seal Inglismaa valitsejaid, kuid tänapäeval toimuvad seal näiteks kontserdid. Tervist! Oleme jõudnud siis Downing Streetile. See on üks siis kõige tuntuimaid tänavaid, võib öelda, et kogu linnas. Majas number 10 elavad siis 1735. aastast Inglismaa peaministrid. See tänav on kõrgendatud julgeolekuga, mis tähendab, et tavainimesed sinna ei pääse ja väravat valvavad 24/7 politseinikud. Aga selle värava juurest saame näha ust, mille tagant on langetatud tervet maailma mõjutanud otsuseid. Hei, nüüd oleme jõudnud Buckinghami palee ette. Buckinghami palee on Briti monarhide Londoni ametlik residents. See loss on väga suursugune. Seal on 776 tuba, millest 78 on vannituba, seal on omakorda kino, ujula, politseijaoskond ja postijaam. See sai Briti monarhide Londoni ametlikuks residendiks aastal 1832, kui kuninganna Victoria sinna sisse kolis. Lossi ees toimub vahtkonna vahetus kella 11 paiku, tavaliselt ka tööpäeviti. Ja see sümboliseerib siis Briti monarhide traditsioonide järjepidevust. Buckinghami palee oli algselt Buckinghami hertsogi eravaldus, mille 1761. aastal kuningas George III ostis oma naisele Charlotte'ile eraresidendiks. Sellest ajast alates on palee läbinud mitmeid renoveerimisi ja laiendusi, et saavutada selle praegune suursugune välimus. Selle ees olev Victoria mälestussammas püstitati 1911. aastal kuninganna Victoria jaoks, sest tema valitsemise ajal saavutas Briti impeerium oma suurima võimsuse. Rääkides Briti impeeriumi suurimast võimsusest, ei tohi kindlasti mainimata jätta Indiat. India ja Inglismaa suhted ulatuvad tagasi 1600. aastasse, kui Briti Ida-India kompanii alustas kaubandust Indiaga. See kompanii sai lõpuks nii võimsaks, et hakkas valitsema suurt osa India territooriumist. Pärast 1857. aasta Sepoy mässu võttis Briti kroon kompaniilt võimu üle ja India sai ametlikult Briti impeeriumi osaks, mida hakati kutsuma Briti Rajiks ehk Briti valitsuseks. Kõige silmapaistvam tegelane Briti koloniaalvalitsuse ajal Indias oli kindlasti Lord Mountbatten, viimane India asekuningas, kes juhtis võimu üleandmist ja India iseseisvumist 1947. aastal. Teiste oluliste tegelaste seas oli Warren Hastings, esimene Briti India kindralkuberner, ja Lord Curzon, kes viis läbi olulisi reforme. Kuulsatest India liidritest, kes võitlesid Briti valitsuse vastu, oli kõige mõjukam Mahatma Gandhi, kes juhtis vägivallatu vastupanuliikumist ja inspireeris miljoneid indialasi iseseisvuse nimel võitlema. England grants your demands, Mr. Gandhi,
Do you intend to have complete prohibition in the new Indian states? Oh, yes, Absolute prohibition. absolutely. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. India immigrandid hakkasid Inglismaale saabuma märkimisväärsetes arvudes pärast teist maailmasõda, kui Suurbritannial oli suur tööjõupuudus. 1950. aastatest alates saabus palju indialasi eriti tekstiili- ja tootmistööstustesse. Samuti hakkasid paljud töötama üha rohkem tervisehoiusektoris. Tänapäeval on India päritolu inimesed üks suurimaid ja edukamaid etnilisi vähemusi Suurbritannias. Nad on andnud olulise panuse kõigisse ühiskonna valdkondadesse, alates poliitikast, kus Rishi Sunak sai esimeseks India päritolu peaministriks, kuni kultuuri ja majanduseni. Ladies, making money. Killing. We can't enjoy it. Bajewski told me the other day somebody escaped from a work detail outside the wire. Gert lined up everybody from the missing command's barracks. He shot the man to the left of Bajewski. India toit, muusika, filmid ja traditsioonid on saanud Briti kultuuri lahutamatuks osaks. Londonis on mitmeid piirkondi, kus India mõju on eriti tugev. Näiteks Southall, mida tuntakse kui väike India, ja Brick Lane, kus on palju India restorane ja ärisid. Briti ja India suhted on mõjutanud ka keelt. Paljud hindi ja urdu sõnad on jõudnud inglise keelde, nagu jungle, shampoo, pajamas ja bungalow. Ja see oligi meie teine päev Londonis. Kohtume taas järgmises videos.